ilusat reede hommikut kõigile. Nii tore laul oli sissejuhatuseks, sõnad olid päris head, mis just täpselt juhatasidki vestluse sisse, et mida õpetab päris vestlus siis inimestega ja mis siis on, kui nüüd AI tegelikult on suuteline kõik asjad ära tegema, et kas see siis päriselt piisab AI-st. Ja mul on nii hea meel tervitada Liinat siin jälle meie juures jagamas oma päris kogemust, et mida sinu jaoks, Liina, on siis nagu õpetanud see kliendiga vestlus ja mida sa soovitad teha teistele ettevõtjatele. Tere hommikust ja räägi natukene sellest ka, et millega sa praegu tegeled peamiselt. Ja tere ka minu poolt ja oli tõesti hea laul, ma kuulasin ja nautisin neid, neid sõnu eriti, mis seal on. Ja millega ma tegelen hetkel ma olengi digistrateeg. Ma juba üpris ammu, issand, ma ei mäleta, millal ma lõpetasin teil selle digistrateegi programmi. Ja kuna ma olen samal ajal olnud siis ka lapsega kodus, siis ma niimoodi vaikselt olen ka tegutsenud ja nüüd järjest rohkem ma siis jõuan ka sinna töömaailma tasapisi samm-sammul haavalt nagu tagasi. Ja miks ma sellisel teemal täna üldse räägin, on see, et ma olen ju enne ettevõtja olnud, ühe ettevõtte üles ehitanud, sellest siis loobunud ja nüüd ma olen jälle alustamas värskelt nii-öelda nullist. Ja ma olen nullist alustamas selles valdkonnas, kus on tohutult konkurentsi tegelikult Eestis, et milleks on siis turundus, et ma tean, et tihtipeale nagu kardetakse sellesse valdkonda võib-olla sukelduda, et turundajaid on niigi palju juba Eestis ja nii edasi, mis mõtteid ma olen kuulnud ja minu enda käest on ka seda küsitud. Ja ma ise olengi hetkel siis nüüd digistrateeg tegelikult, sest see turunduspool ja just strateegia on mulle hästi südamelähedased ja ma tegutsen siis hetkel rahvusvaheliselt, aitan ühte raamatu müüginumbreid tõsta ja siis Eesti turul ka ühte koolitust siis müüa ja turundada, nii et need on hetkel minu tegemised. Mhm. Et just tõidki välja, on ju, et sa võid ehitada ühes valdkonnas ettevõtte üles, aga tegelikult kui sa lähed teise valdkonda, siis sa põhimõtteliselt hakkad jälle uuesti ehitama. Mhm. Mis on sinu jaoks olnud nagu just see kliendiga suhtlus, et mida see on sulle andnud või kuidas sa üldse jõudsid sinna, et võiks hakata nagu klientidega suhtlema? See mõte mul tuli sellest, et ma mõtlesin selle peale, et okei, et kuidas nüüd läheneda sellele, et ma hakkan turundusteenust pakkuma, aga kuidas ma ennast siis võiks turundada, mis on see minu turundusstrateegia. Ja ma olen alati seda meelt, et kui iga ettevõtja või iga turundaja või tegelikult ka mis tahes muul ametikohal olev inimene, et mida iganes sa teed, siis tegelikult võiks kõikideks nendeks tegevusteks olla alati mingi põhjus. Ja hea alati isegi, kui mitu põhjust, et näiteks kui ma võtan ka need turunduskonsultatsioonid, millest ma kohe rääkima hakkasin, mida ma pakkusin ja miks ma pakkusin, siis tegelikult mul oli algselt põhiline üks põhjus miks ma seda tahtsin teha, aga tegelikult ma leidsin sealt ka veel neid põhjuseid, ma ei tea, 6 või 7. Ma ei pannud siin endale loetelune numbreid ette, et mida ma tegelikult sealt nagu sain, et neid põhjuseid nagu selle tegemiseks oli nagu mitu ja absoluutselt ükskõik, mida me teeme oma ettevõtluses, et iga postitus, mis me loome, iga live, mis me teeme, näiteks siin praegu räägime, sellel võiks alati olla mingi põhjus, siis see tegelikult annab ka võimaluse, et see töötab meie heaks või kasuks kuidagi, et me saame seda ära kasutada. Tihtipeale ma tean, et mõnikord tehakse ka asju ettevõtluses, koolituses, turunduses, sellepärast et kõik miskipärast teevad seda. Aga mõnikord ei mõelda, et mis see kasu nagu minu jaoks on ja minul tuli mõte neid konsultatsioone pakkuda just sellepärast, et ma olen alustamas ja kuna ma tahan päriselt inimesi aidata selles valdkonnas, ma tahan päriselt aidata neil siis nende häid asju müüa, sest Eesti turul on tegelikult tohutult häid tegijaid, kellel on väga hea teenus või toode, aga kuna nad ei oska ennast müüa või turundada, siis nad ei jõua inimesteni ja mõnikord isegi lahkuvad ärist selle pärast. Ja see on nagu sihuke kitsas koht, kus ma tahaksin inimesi üle aidata, aga muidugi seal on veel ka erinevad siis variandid, et mõnikord on ka see valmisolek ise siis ka mugavustsoonist välja astuda ettevõtjatel ja mõnikord ka investeerida siis turundusse mitte ainult siis abi näol, vaid ka mingid turundustegevused teinekord nõuavad seda abi. Ja minu enda tagamõte oli kõige suurem sellel,
miks ma neid konsultatsioone hakkasin pakkuma. Ma olen uus tegija selles valdkonnas turul ja ma tahtsin tegelikult saada päris kogemust ja tagasisidesid ja see tagasiside on oluline selle jaoks, et seda siis nagu ka eksponeerida, et tulevastes klientides siis usaldust tekitada. Ja mis ma võtsin seal selle lähenemise, oli kohe see, et absoluutselt iga konsultatsioon, mis tuleb, ma lähen ekstra mail sellega või nii-öelda teen nii-öelda rohkem nagu, kui oodatakse. et ma tahan luua nende käigus nagu siis väga head kliendikogemust, sest minu tagamõte oli ka see, et kuigi mulle väga meeldib turundada, siis ma tahtsin nagu enda asjadega neid turundustegevusi võimalikult vähe teha ehk siis ma tahtsin, et minu jaoks hakkaksid tööle siis need soovitused ja networking, et ma saaksin keskenduda teiste turundamisele. et natuke sihuke naljakas, et ma olen enne ka vaadanud tihtipeale, et on tippturundajad, aga nende veebileht ei ole korras näiteks onju. või et nende sotsiaalmeediakanalites ei toimu mitte midagi või pole neid isegi olemas, onju. aga ma arvan, et sellel on põhjus ja sellel on põhjus see, et nad saavadki tegelikult keskenduda siis teiste aitamisele, et siis nagu mõnikord enda asjadele ei jäägi seda energiat ja polegi vaja, onju. et see on ka tegelikult üks turunduse viis. Katrin Vili, ma otsin, kes on digistrateegis peakoolitaja, temal on sama olukord, et sa kirjeldasid teda Mhm, praegu, et koduleht on juba pikalt olemata ja sotsiaalmeedias eriti ei jõua teha, aga tegelikult kliente ja töid on nii palju, et sest ongi see mhm. soovitusratas on nagu käima läinud. Aga just. kuidas sa tegid seda konsultatsiooni osas, et see on hästi hea taktika tõesti alustamises turule sisenejana, et silma paista, on ju. kas sa tegid seda, pakkusid seda tasuta, kuidas sa seda levitasid, kuidas sa üldse jõudsid selle pakkumisega inimesteni ja kuidas sa teadsid, et keda sa üldse kutsud, sest et vaata, sa võid ju kutsuda konsultatsiooni, kulutada ära noh, väga palju aega ja ressursse vale sihtrühma peale ja pärast sa oled ikkagi tegelikult nagu kõrbenud, et kuidas sul see algus oli? Mhm. ma ei teadnud väga täpselt, et kelle peale ma selle nagu suuna võtan, kes see mu sihtgrupp on, et ma teadsin küll, keda ma tahaksin nagu rohkem aidata, aga ma tahtsin nagu proovile panna ennast ka, et kuidas ma nagu teistes valdkondades nagu siis süttin nii-öelda või kuidas see mind kõnetab. ja siis ma ütlesin hästi üldiselt, hõikasin välja. muidugi päris kõige esimese, isegi 2 konsultatsiooni ma tegin päris tasuta, et saada esimesed tagasisided midagi sealt. ja siis ma hõikasin järgmiseks välja soodushinnaga. esiteks ma tegin kena maandumislehe ja hõikasin kõik välja ja siis vaatasin, okei, see kuidagi üldse ei toimi, et panen selle kalendrilingi, et inimene saab seal ise valida aja. ja siis ei tulnud ühtegi päringut nagu. ja siis, kui ma hõikasin uuesti välja, ma hõikasin välja niimoodi, et kirjuta mulle lihtsalt sõnum ja broneerime aja, siis kuidagi võluväel nagu see enam toimis, et mitte, et ma olen kõik automaatseks teinud, tema läheb, broneerib, valib endale ise sealt sobiva aja, tundub jube mugav, aga tegelikult toimis hoopis see, kui me nagu põrgatasime sõnumeid edasi-tagasi ja me saime selle aja kirja, et siis ma sain nagu, tegin alguses siis soodushinnaga selliseid, pakkusin 5 konsultatsiooni. Panin mingi ajapiirangu ka sinna, sest ajapiirang tihtipeale siis paneb inimesed nagu liigutama, et ma pean nüüd otsuse vastu võtma, kas ma seda valin või mitte. Mhm. ja niimoodi ma siis sealt käima läksin ja mul tuli väga erinevatest valdkondadest inimesi, oli isegi ka täiesti suuremast asutusest, kus oli oma turundusjuht olemas, nad võtsid terve tiimiga mind ennast sinna korraks appi ja hästi põnevad kogemused sain sealt valdkondadest kas erinevatest. sa hõikasid lihtsalt orgaaniliselt välja, kus kanalis sa hõikasid selle välja ja kas sa panid reklaami alla ka midagi või? Ei pannud, ma mõtlesin alguses, et ma lihtsalt proovin enda sotsiaalmeediakanaleid olemasolevaid ja see toimis selles mõttes, et ma hõikasin paar korda Facebookis ja rohkem natukene Instagramis. et mõned korrad ja kuna ma juba tean, et mul on seal tutvusringkonnas päris palju ettevõtjaid, siis esialgu sellestki ainult piisas ja sain need oma 5 konsultatsiooni tehtud. Mhm. kas tohib küsida, mis hinnaga sa pakkusid alguses soodushinnaga? 79 eurot Mhm. pakkusin. Ja see oli siis tund aega?
See oli tegelikult niimoodi, et ma teen ettevalmistuse, millele ma ei pannud siis ajalist piirangut, siis konsultatsioon ise oli 45 minutit ja siis tegelikult saatsin pärast inimestele ka kokkuvõtte, et ma püüdsin selle teha hästi mugavaks selles mõttes, et kui inimene on minuga kõnes, et ta ei pea seal märkmeid tegema, et ma kõnes koha peal ka siis tuletasin inimesele meelde seda, sest ma nägin, et kõik hakkasid kohe kirjutama et ma saadan sulle need mõtted ja no mõni ikka kirjutas, sellepärast et tal hakkavad ju enda mõtted nagu jooksma, on ju, mida mina ei tea. et pani neid kirja, aga vähemalt ta sai nagu selles meie kõnes keskenduda sellele, mis me seal räägime ja siis minu poolt ta sai pärast kogu selle analüüsi ja kokkuvõtte siis meilile endale. just. nii, keegi väga kangesti tahab mind kätte saada, ma panen kohe selle telefonirežiimi kinni siin. ja mis ma tegelikult tahtsin ka nende käigus mitte ainult seda tagasisidet siis saada, mida siis eksponeerida usalduselemendiga, vaid tegelikult eks alustajana natuke ikka on alguses sihuke ärevus ka sees või sihuke elevus, et kas ma ikka olen piisavalt hea selles valdkonnas, et minu eesmärk oli tegelikult ka koguda seal seda julgust ja enesekindlust. ja julgus ja enesekindlus tihtipeale on ka siis see põhjus, julguse ja enesekindluse puudumine, miks tegelikult me ei suuda siis oma teenust näiteks müüa. ja selliste konsultatsioonide pakkumine on väga hea võimalus siis ju tegelikult seda julgust ja enesekindlust koguda. Endale ka tõestada, et ma tegelikult olen selles hea või et ma saan hakkama. Et see mitme otsaga asi. Mhm. Ähm, mida sa siis, mis olid sinu jaoks siis nagu peamised, sa ütlesid, et lausa nagu kogunes lausa 6 või 7 erinevat asja välja, mis oli sinu jaoks sellised peamised kasutegurid, mida sa nendest konsultatsioonidest said? Ja esiteks on juba need, mis ma mainisin, see tagasiside, mis on äärmiselt oluline ikka minu arvates täna eriti oluline, et see tuleb nagu päris inimestelt. Eesti turul vist väga palju ei ole seda, kus eksponeeritakse sellist nii-öelda välja mõeldud tagasisidet, aga ma näen mujal maailmas küll on hästi palju mõnikord mulle tundub, et kas see ikka on päris, et ma nagu ei usalda, et ma olen tahtnud panna siis tõesti välja selle tagasiside niimoodi, et see on näha, et see tuleb päris inimeselt. ja mõnikord, kui see tagasiside on anonüümne olnud, siis ma olen teinud nii-öelda ka neid kuvatõmmiseid siis, et ta tõesti tuleb mulle nagu sõnumi teel ja näitan seda tagasisidet nagu niimoodi, sest paraku see usalduskriis turul hetkel on süvenenud, et tahetakse näha, et tõesti tegu on nagu päris tegijaga, päris inimesega, päris inimese tagasisidega. tahetakse näha, kellelt see tagasiside on, et vajadusel võib-olla ma saan ta poole niimoodi vaikselt pöörduda, et küsida, et kuidas sul see kogemus oli, näiteks mina siin olen läbinud teil selle digistrateegia õpiprogrammi ja ma ütlen ausalt, et päris mitu inimest on minu poole niimoodi personaalselt pöördunud ja kirjutanud mulle, et kuule, et mis on sinu aus tagasiside sellele, et ma nägin, et sa oled seal osalenud tagasisidedest, et mida sa mulle sellest nagu räägid ja tegelikult tahetakse inimeste poole niimoodi pöörduda ka ehk siis see tagasiside on see number üks asi, mille ma sealt sain. Siis teine mainitud asi ka juba see julgus ja enesekindlus juba, seda sain kindlasti juurde. ja kolmandaks, see töötas mulle endalegi natuke ootamatult, kuigi ma teadsin, et ma seda seal jälgin, see töötas mulle natuke nagu sihtgrupi uuringuna, mida ma ei pea siis nagu läbi viima sest ma sain kohapealsel konsultatsioonides ka neid inimesi kuulata, kes mul seal teisel pool olid ja nende käest siis küsida erinevaid küsimusi ja teha tähelepanekuid, teha endale märkmeid, mis sõnadega nad räägivad, mis probleemid on, mis mustrid välja tulevad, mis kitsaskohad on, mida mina saaksin tegelikult siis kasutada enda nii-öelda teenuse arenduses või siis ka kommunikatsioonis ära. ja sellena toimis see ka suurepäraselt minu jaoks ja siis üks asi, see on nüüd vist juba number 4 punkt, mida ma siis soovisingi, miks seda teha.
et pärast neid 5 konsultatsiooni, mida ma soodushinnaga pakkusin, mul hakkasidki need soovitused tööle ja pärast seda on minuni nüüd jõudnud juba 2 inimest, kes tulid nii-öelda nende soovituste kaudu siis, ehk siis ma täitsin selle eesmärgi, et ma ei soovi ennast turundama jääda, et ma tahan teisi turundada. ma täitsin nende konsultatsioonide pakkumisega selle eesmärgi ja lisaks ma sain siis ka 2 pikemaajalist koostööd, kellel ma hetkel aitan siis turundust teha. Ja kuuendaks, mida ma hästi palju sealt sain, mida ma tegelikult alguses, millele ma ei mõelnud väga palju, oli see, et ma sain hästi palju ideed või sisendid sotsiaalmeedia materjaliks. ma ei ole nüüd jõudnud seda veel ära kasutada, sest ma olen tõesti pannud nüüd rõhku teiste turundamisele, aga tegelikult mul on nagu tohutult materjali, mida ma saan enda sotsiaalmeedias siis ära kasutada, kas või vastates inimeste küsimustele, mis küsimused neil on, vastata nagu nii-öelda ilma kellegi nime välja toomata, et kui sul on selline olukord, sest kui tihtipeale klient sinu käest midagi küsib, siis teinekord on mõnel teisel kliendil ka sarnane probleem olemas või sarnane küsimus ja seda saab siis enda sotsiaalmeedias nagu kasuliku infona siis ära kasutada ja lisaks sellele, et ma sain sotsiaalmeedia sisu, mul on endal tegelikult ka tekitatud uudiskirjalist. Ma kirjutasin sellest kogemusest põgusalt ka siis enda uudiskirjalistis ja tegelikult 7. asi ongi nüüd punkt 7, mis mulle siis tuli ka tänu sellele konsultatsioonidele ja tänu sellele, et ma uudiskirjalistis natukene siis sellest kirjutasin, siis lõpuks tuli ka tänu sellele kutse siia esinema ja enda kogemust jagama, nii et väga oluline asi ka igale ettevõtjale, eriti ka alustavatele ettevõtjatele, olla nähtaval ja tegelikult käia rääkimas mingist enda kogemusest, sest nähtavus on see, mis tegelikult määrab meie müüginumbrid päris kenasti ka tihtipeale. ja tõesti, see on õige, et kui keegi kuskil midagi ei räägi, siis midagi keegi ei tea ka. nii et nii ta on. Just. Väga-väga põnev ja väga kasulik, mis sa jagasid praegu. kuidas sul on kogemus olnud selle ai digistrateegia õpiprogrammiga, et räägi natuke sellest ka. Jah, ma olin vist äkki teie teises lennus, on ju? Mhm. Ma täpselt ei mäleta, aga ma tean, et ma tahtsin esimesse tulla ja siis ma vist jõudsin sinna teise kohale. Ja minu käest on viimasel ajal ka seda päris palju nüüd küsitud, et küsitud just eriti selle koha pealt, et kas mul on mõtet sinna minna, et need tööriistad arenevad hetkel nii tohutu kiirusega, et järgmine aasta on juba teistmoodi, on ju. Aga mina ütleks, et kui sa jäädki nagu ootama seda, et millal need tööriistad nüüd edasi ei arene, siis tegelikult sa jäädki lõpuks ennast koolitamata ja jäädki seal ai valdkonnas maha. Ja minul on hea meel, et ma tegelikult osalesin seal teie teises lennus, sest tegelikult sealt ma sain juba mingi põhja alla ja nüüd ma hoian ju kursis tegelikult nende värskete arengutega ja lähen sellega kaasa. Et see digistrateegia õpiprogramm minu jaoks, mis ta andis, oli see, et ta andis tegelikult niisuguse hästi laia pildi siis turundusest ja kogu sellest strateegiast. Ja miks see lai pilt on oluline? Et isegi kui ma pakun nagu mingit kitsamat osa teenuseid, siis tegelikult ma tean, kuidas need omavahel mingite teiste osadega sobituvad ja kuidas need üksteist nagu mõjutavad turunduses. Ja see annab mulle tegelikult ka selle laia profiili klienti aidata selle laia silmaringiga, on ju. Et mulle väga meeldis see programm selles osas, et ta oli hästi põhjalikult üles ehitatud ja ma tean, et nüüd on teil ka kindlasti uued materjalid seal, ka meil oli tegelikult juba uuendatud materjalid, nii et igal juhul väga tark otsus, mida teha ja ma arvan, et see annab nagu turul eelisega siis nii-öelda tegelikult enda strateegia loomiseks, on ju, kuidas siis endale kliente leida, sest kui sa saad nagu sellest turunduse maailmast ja sellest strateegiast kõigest nagu aru, siis sa oskad ise ka strateegiliselt tegutseda. Mhm. ja nii äge on, et ma korraks panengi kohe siit ekraani lausa jagama, et näidata, et sina oled nüüd seekord ka. oota, ma vaatan, kas ma saan jagada ka ekraani. Share, millegipärast ta tahab siin saada. ahah, vist tuli ekraani jagamine ette.
ja on. et sina oled ka õpetaja seekord siin ja räägid sellisel põneval teemal, vaatame, otsime sind üles, nagu brändnähtavus ja autoriteet. Et just. kuidas sind ennast see teema nagu kõnetab ja mida sa tahaksid nagu siin edasi anda selles plokis inimestele ja ettevõtjatele? Ma tahaksin just edasi anda seal nagu seda praktilist kogemust või nagu seda praktilist vaadet, et kuidas ma nagu enda brändiga siis uuesti pihta hakkasin. Et see oleks tõesti nagu nii-öelda ma otsin seda eestikeelset sõna, you can relate. Eestist äraolek ikka mõjutab ja, et sa saad nagu ennast seostada sellega või ära tunda seal, on ju. et just seda praktilist kogemust nagu, et kuidas ma ise siis olen seda üles ehitanud ja võib-olla siis mul on tegelikult plaan ka selline, et enne, kui me selles loengus kohtume, enne seda ma soovin anda ühe ülesande, mille siis igaüks enne ära teeb, et me saaksime minna võimalikult praktiliselt edasi, et mul on natukene niisugune teistsugune plaan sellega mhm, mitte, see ei ole klassikaline loeng kindlasti, et see on selline, kus me tegutseme, midagi päriselt ära teeme, väga lahe. et jah. Selles mõttes on see ajastus meil praegu päris heal ajal, see live, et meil on kuni 6. Siis juunini on veel soodushinnaga võimalik liituda. Et ma panen siia laivi alla ka selle lingi ja siis sooduskood on meil ka Liina 150, mis annab 2 paketist, mis on siis premium VIP 150 eurot veel soodsamalt, nii et kui kellelgi on huvi ka turunduse valdkonnas samamoodi ennast nagu rohkem süvitsi minna sellega ja ai-d rohkem rakendada, et jõuda sellesse positsiooni, kus nagu me eile rääkisime Katriniga, oli meil live, siis rääkisime sellest, et mida kõrgemale sa oma teadmistes lähed, seda hõredamaks see õhk muutub ehk konkurents läheb vähemaks, et kui sa tunned ka võib-olla, et sa oled valdkonnas teenusepakkuja, sa tunned, et see konkurents on nii suur, siis tegelikult see konkurents on tihti suur sellepärast, et see lävi on nii madal, et igaüks võib seda teha. Näiteks sotsiaalmeedia sisu või olla sisulooja või siis olla noh, kasvõi tegelikult virtuaalassistent on hästi mitmekülgne töö, aga kõik sellised lihtsamad tööd, mida tegelikult praegu ka ai võib ära teha, aga teiseks ka igaüks võib tulla ja õppida kergelt, siis tasub nagu mõtelda selle peale, et aga mis on need oskused, mida väga paljud ei võta ette ja mis on see süvitsi minek, mida mina saaksin teha, sest et kui sina lähed oma teadmistes, oskustes kõrgemale tasemele, siis see konkurents ka teiste näol jääb järjest vähemaks ja digistrateegia õpiprogramm nagu seda just pakkuda tahabki, et sa oleksid nagu strateegiline turundaja. mis mulle väga meeldis selles programmis oli ka see, ma mäletan see, et Katrin tõi oma loengutes väga hästi välja selle, et kus tema näeb, et on veel nii-öelda vähe tegijaid, mille pakkumisel. ma mäletan, et ma panin need endale nagu kõrva taha ja alati on tegelikult võimalus ikkagi või mõtet siseneda ka sinna valdkonda, kus on palju tegijaid ees. Mhm. Sest seal valdkonnas, kus on palju tegijaid ees, on tihtipeale ka palju nii-öelda keskpäraseid tegijaid ja sul on alati võimalus ronida sinna nii-öelda tippude sekka. lihtsalt see võtab natuke aega ja tööd, aga see võimalus on ju alati olemas, et kui sa oled uudishimulik, kui sa ennast arendad, kui sa paned tähelepanu sellele, et sa annaksid kogu aeg endast parima, et sa tõesti nagu tahad sellest parimaks saada, siis sul on alati see võimalus ja ei ole sellist juttu, et mul ei ole mõtet seda teha, sest neid digistrateegia on juba nii palju koolitatud, on ju. Absoluutselt. et alati on see võimalus. Mhm. nii äge, sa tuled suvel nüüd Eestisse ka, et ma ei tea, kas tohib seda siin välja hõigata, aga ikka tohib. kas, kuidas sul on, et kas sinuga saab kokku ka või helistada või äkki teeme midagi päris füüsiliselt koos, ma ei tea, ma ei kujuta ette mingi laivi või midagi. Jah, ma ei oska veel seda öelda, sest ma ei tea hetkel veel enda plaani. Esimese 2 nädala jooksul kindlasti mitte, siis ma olen rohkem hõivatud, aga edasi võib ju sõnumeid ikka saata, edasi tagasi vaadata, et mis sinna mahutada, et kuna ma ei ole üksi, mul on üks väike tegelane ka muidugi minuga kaasas, siis natuke see seab piire, aga, aga mingeid kokkusaamisi ikka kindlasti tahaks teha ja ma jään üsna pikaks ajaks seekord, nii et äkki midagi mahutab kuhugi. väga vahva. igal juhul suur aitäh sulle, et sa jagasid, et see oli nii väärtuslik kõik, mis sa välja tõid ja ma loodan, et inspireerib meid ka rohkem oma klientidega suhtlema ja et saada seda sisendit sealt kätte, mida me hädasti vajame, et edasi liikuda ettevõtjatena.
aga siis ilusat reede jätku kõigile, aitäh sulle, Liina, tervitused sulle sinna ja loodetavasti näeme siis Eestis ja toredat aitäh! reedet ja teistega kohtume siis järgmine reede jälle uuesti kell 10. Ja osadega kohtume siis digistrateegia õpiprogrammis. ma loodan ka, jaa. olgu, tšau. nägemist!